Tere, head Lastekaitse Liidu aastakonverentsil osalejad nii siin kui ka veebi vahendusel. Meheks sünnitakse, isaks kasvatakse. Mõte, mis peaks kehtima pea igas eluvaldkonnas. Kuid mis siis oleks, kui me sünnime lastena, aga kasvame iseendaks? Olulisem on just küsida, kuidas me seda teeme või mis on selle valem. Selle lihtne vastus peitub selles, et valemit polegi, sest igaühel on käia oma enda elu teerada. Kuid selle kõige juures on olulised eeskujud. Eeskuju liikumise ühel eestvedajal Tamo Vahemetsal on väga hea ütlus. Eeskujud on kui majakad, mille poole me triivime, aga igal hetkel võime kurssi muuta. Mäletan eredalt, kui kirjutasin 3. klassis hea lapse ajakirja, mis õnneks on säilinud tänaseni, ühe loo. Looma isast, kellega koos me käisime metsa avastamas ja tänu sellele oli küll mu silmaring lai, aga teadsin seda, kuidas tegelikult on kõik alguse saanud loodusest. Nii täna, homme kui ka ilmselt ülehomme. Tol hetkel oli see Leelo Tungla üks lemmikuid lugusid. Ja kuna ta oli üks minu suurimaid eeskujusid, siis see oli justkui parim kiitus. Aga mis siis tegelikult selle kiituse vääriline oli? Minu jaoks oli eeskujuks minu isa ja tema tõi esile keegi teine, kes oli eeskujuks. Usun, et kui ma lõpetasin tookord enda kirja sõnadega, loodan, et paljud isad hoolivad oma lastest samamoodi, nagu teeb seda minu isa, siis see lootus on püsinud siiani. Selle unistuse ja lootuse aluseks on teadmine koostööjõust kui edasiviivast tõukast iga unistusteni ja teoks jõudmiseli, kes on läbi enda tegude aidanud luua kellegi teise jaoks uusi võimalusi. Näiteks kevadel, mil meist paljust valdas paanika seoses koroona ja muu pandeemiaga, võtsid 5 aktiivset Eesti ettevõtjat aluseks projekti kodanikualgatusena igale koolilapsele arvuti. Seejuures ei kritiseerinud nad olukorda, mis oli tol hetkel päevakajaline. Tänaseks on saanud arvutid ligi 1600 Eestimaa last ja noort. Ehk siis nende jaoks on nüüd hariduse tee sillutatud. Igal perioodil, olgu siis karantiinis või mitte karantiinis. Ühe selle projekti algataja, Kätlin Rohilaid-Aljaste, ütles lause. Anname pigem hariduses lastele õnge kui kala. Minu meelest on selleks verstapostiks 21. sajandil see, et laste ja noorte ees seisavad mentorid, kes eelkõige aitavad välja töötada häid meetodeid. Hea näitena kevadel taaskord toimunud eesti-vene ja inglise keeles Hack the Crisis jauh, mida korraldasid noored ise. Kui nüüd filtrid maha võtta ja öelda, et tegelikult häkkisid noored tulevikku koos tulevikuga. Nii et eeskujuks igal juhul. Need näited kevadisest pandeemiast ja laste, noorte ning täiskasvanute koostööst on tõestuseks teadmisele, et tunnustusauhind lastega ja lastele täidab enda missiooni juba täna ja päriselt. Mis? Ehk mida mina ise ära teha saan. Äkki on see uus Eesti Nokia või lahendus vaimse tervise probleemidele. Hiljuti filmisime Lääneranna vallas Justfilmi lasteõiguste programmi jaoks Lastekaitse Liidu ja laste ombudsmani klippe. Minu jaoks oli oluline hetk režissöörina, kui tabasin ühe 5-aastase tüdruku Tertsu ütlemast, et tema tahab saada lasteaia politseiks. Sel hetkel võis küll naer kostuda, kuid tegelikult jõudsin hiljem tõdemuseni, et tegelikult oleme me suutnud ühiskonnana tõlgendada, et politsei on pigem toetav jõud ja abistaja. Ja kui ütleb 5-aastane tüdruk seda, siis ei saa me ka rääkida soostereotüüpidest. Kujutate ette. Uus amet ja selge lahendus probleemidele. Ilmselgelt paistab tulevik helge. Kuid kui me oleme suutnud lapsele luua teadmise, et endast nõrgemaid tuleb kaitsta ning politsei on pigem toetav jõud, siis saame üheskoos neid sel teekonnal toetada. Aga millised on siis päris näited laste ja noorte kaasamisest? Mis asi on kaasamine üldse? Neid võib pidada selle aasta populaarsemateks küsimusteks. Ma ütleks, et top 5 kindlasti. Ja kõige enim võib-olla parem vastus on see, et mitte ainult lastele või noortele, vaid ka koos laste ja noortega. Seega, tänasel päeval on võimalus minna just filmi vaatama, kinno või siis ka veebi vahendusel, mis on väga mugav variant, aga lasteõiguste programm, võin käsi südamel öelda, on koostatud laste ja noortega koostöös. Kevadel alustasime filmimaratonidega ja arutasime kõik läbi üksipulgi koos koostööpartneritega. Ja ühes koos koostööpartneritega
on iga organisatsioon, kes tegeleb laste või noorte jaoks, tulnud välja sõnumitega. Sa ei ole üksi, pöördu mure korral meie juurde, mis on suur samm edasi paljude jaoks. Kui kolmapäeval arutlesime peaminister Jüri Ratasega teemadel, kuidas kaasata lapsi ja noori, siis tulemusena võin öelda, et kevadel saavad juba alguse valitsuse ja Lastekaitse Liidu regulaarsed kohtumised. Just selles osas, et Lastekaitse Liidul on plaanis kasvada üle-eestiliseks ka noortekogu koha pealt ja kaasata ligi 79 valla noored ja lapsed enda tegemistesse. Kuidas see kõik välja kukub, näeme me juba ilmselt aasta pärast aastakonverentsil, meil siin seisab hoopis teine ettekanne. Aga mis siis on oluline? Kui aasta tagasi lõpp 30. konverentsil Brüsselis kõlasid laste suust sõnad, et tehke mitte ainult meile, vaid ka koos meiega, või palun ärge rääkige meile sõna andmisest, vaid andke meile sõna, siis tegelikult saame mulla Eestis suunanäitajad ja nii ka eeskujuks kogu Euroopas. Mis oleksid siis head soovid kogu päevaks? Võiksime sulgeda silmad ning kuulata enda südame häält, kuid pärast konverentsi saame võtta endaga kaasa kõnetava ning teha teoks suurimad unistused, koos lastega, mitte ainult tulevikus või olevikus. Iga laps on justkui särama hakkavist ootav täht. Meie enda valik on see, kas me kustutame selle sära või oleme eeskujuks. Aitäh! Tere päevast, head sõbrad, head kaaslased, külalised ja siinpool ja sealpool ekraani. Täna on märkimisväärne päev, sest me tähistame tegelikult ÜRO lapse õiguste konventsiooni 31. aastapäeva. See on dokument, mida tegelikult nimetatakse maailma progressiivsemaks ja mis kajastab igas ühiskonnas kõige tähtsamat, laste huve. Riik seab enesele eesmärgiks tagada igale lapsele tema heaolu, vajalik kaitse ja hooldus, abi igale hädasolijale, nõu ja jõuga. 31 aastat on tegelikult pikk aeg jõudmaks eesmärgini ja kas me selle saavutanud oleme? Laste mured on suuresti muutunud. Otse näljaseid lapsi meil ei ole, otse tänavalapsi meil ka ei ole, aga paljud lapsed peavad jääma ilma huvitegevuses osalemiseta. Paljud kannatavad vägivaldse käitumise all nii oma peres, koolis, treeningrühmas ja üldises keskkonnas. Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel toimuvad väga pingelised läbirääkimised Euroopa Sotsiaalfondi järgmise 7 aasta jooksul tehtavate väljamaksete üle. Kuna nõukogu ei ole selle kriitilise tähtsusega teema kohta oma arvamust veel avaldanud, kutsub meie katusorganisatsioon Eurochild üles pöörama oma valitsuse juhtivate ministrite poole ettepanekuga muutma laste huvid nendel läbirääkimistel keskseks teemaks, tagades, et kõik liikmesriigid eraldavad vähemalt 5% Euroopa Sotsiaalfondi ressurssidest eelarve jagatud täitmisse, et toetada laste vaesuse vastu võitlemise meetmeid. See on suur raha, meie oleme teinud pöördumise peaministri poole, ministrite poole ja meie Europarlamendi saadikutele. Kes kasvatab lapsi? Aus vastus on ju tegelikult meie kõik. Meie vihakõned meedias, artiklimajja ajakirjaniku soov tuua ministrist emast kirjutades lapsed pildile, halvustav suhtumine koolist pisut valjuhäälsemalt tulevatesse noortesse, nii me käitumegi. Ometi on lapsele tähtsaim tema peretoetus, võimalus kasvada nii, et sind oma peres austatakse, sind kuulatakse ka sinu arvamust ja mõeldakse sinuga kaasa. Rääkides vanematest kõlavad niisugused väljendid nagu mememusi, samas märksa harvemini isa pai. Aga nad mõlemad on meile ju väga tähtsad. Ka pereelus on 30 aastaga palju muutunud. Me ei kujuta ette, et lapse sünni juures ei ole isa. Et isa ei läheks lapsega arsti juurde või et isa ei viiks hommikul ja tooks õhtul lapse lasteaiast ära, ei vestleks õpetajaga oma lapse koerustükkide pärast või et isa ei oleks isaduspuhkusel. See on täna loomulik isade kasvatamisel. Mis on isa osa?
loomulikult toetada ema, toetada pere, aga tegelikult nad ongi sama meeskond. Isa osaks on lapsi ergutada, tunnustada, olla nende jaoks olemas, luua neile turvalist kodukeskkonda. Kindlasti ei ole isa eemalseisev rahakott. Kõik lapsed on isade jaoks head, aga vahel tuleb rääkida nende tegudest, kuulata ja leida koos paremaid lahendusi. Täna me räägimegi isadest, kuulame nende arvamusi ja tähelepanekuid, kuidas kasvatada hoolivat, sõbralikku last, kuidas teda toetada ja vahel kehtestada ka piire, sest see kõik kuulub kasvamise ja isaks olemise juurde. Jõudu meile, aitäh!